Nii, tere kõigile ja tere tulemast kuulama veebiseminari, kuidas alustada palgaarvestusega Merit palgas. Mina olen Annike. Mina siis viin läbi tänast veebiseminari ja meie veebiseminari koolitaja on täna mitte Annike Traks, nagu kõigil plakatitel sai lubatud, kuna kahjuks on Annika haigestunud, vaid hoopis Jana Hain, kes on siis Merit tarkvara konsultant. Nii, ma näen, et siin chatis ilusti kõik töötab, et kõik juba saadavad teresid. Tere teile kõigile ka. Veebiseminari kestvus on circa 1,5 tundi. Veebiseminari jooksul saate te küsimusi esitada Q&A all, ehk siis ma palun, et ei kirjutaks chati, vaid hoopis siin lehe all osas on Q ja A. Ja kui te sinna peale vajutate, siis te saate sealt küsimusi küsida. Ja meie sellised salaabilised Diana ja Ekaterina aitavad siis kirjalikult küsimustele vastata jooksvalt. Ning kui pärast veebiseminari teil on siiski veel mingeid küsimusi, siis otse loomulikult Meriti klienditugi on meili teel, chati teel ja telefoni teel avatud teile. Ja lisaks muidugi ka reklaamiminutid, et täna on meil siin palgaarvestuse tasuta veebiseminar. Juba sel neljapäeval on meil eelarvestamise kohta tasuta veebiseminar meie koostööpartneri Veeraga, kes on teinud siis abiliidestuse Meriti ja Veera vahel. Ning 23. novembril toimub meil hommikukohv Meritiga, kus on külaliseks siis Kospoket ja FMJ raamatupidaja. Ja ma soovitan kindlasti panna sinna hommikukohvile kirja, sest et selle hommikukohvi teema on 100% digitaalne. Ja kui siin on näiteks raamatupidajaid, kes ei ole veel digitaliseerimisega kaasa läinud, siis ma võin öelda, et selle hommikukohvi jooksul me loosime ühele raamatupidajale siis tasuta konsultatsiooni FMJ-ga, ehk siis FMJ aitab teil kõik need digiteerimise sammud ette võtta. Et ma usun, et see on selline väga suur põhjus, miks kindlasti osaleda järgmise nädala hommikukohvil. Ja lisaks sellele ma võin öelda, et täpselt kuu aja pärast 13. detsember on tulemas meil ka tasuta veebiseminar, kuidas alustada Merit Aktivaga, mida viib samuti läbi Jana Hain. Nii et see veebiseminar ei ole meil veel üleval, aga kindlasti see läheb üles õige pea. Ja lisaks infoks veel, et selle järelsalvestuse me paneme siis Merit tarkvara YouTube'i üles, me paneme Meriti kodulehele ja kindlasti jagame seda Meriti Facebookis ning kõigile registreerinutele me saadame ka kirja. Nii, ma näen, et siin on 3 inimesel käed üleval. Heli Jõgeva, Aleksandra ja Anne Piiber. Kas teil on miskit, mis te soovite öelda? Kui teil on miskit, te võite chati kirjutada või siis lihtsalt tahtsite lehvitada. Okei. Nii, aga ma usun, et nüüd on kõik sellised tähtsad jutud räägitud. Siin on 4 minutit juba saanud kõik ka koguneda. Ma näen, et teid on väga palju ja ma annaksingi siis sõna Janal. Nii, tere siis ka minu poolt. Minu nimi on Jana Hain, nagu juba eelnevalt ka öeldud sai. Ja täna see veebiseminaril räägime siis palgaprogrammi, kuidas alustada Merit palgaprogrammiga tööd. Kui teil on oma töö tegemise käigus tekib küsimusi, siis kindlasti pöörduge meie tasuta klienditoe poole ja võite kirjutada meile meili peale või programmis oleva chati akna kaudu meiega suhelda. Et aitame teil kindlasti meelsasti. Nüüd üle minnes siis nüüd nii programmi peale. Et nüüd ma juba läheks selle koha peale, kus ma saan teile näidata programmi. Segadus, aga
Et alustame siis nüüd sellest, et kui te soovite hakata Meriti palgaprogrammiga tööd tegema, siis te lähete meie kodulehele www.merit.ee, võtate siit Meriti palgaprogramm, proovi tasuta ja siia sisestate siis oma meiliaadressi, nime ja loote programmile kasutaja. Nüüd, kui te olete endale kasutaja ära loonud, siis saate programmi sisse logimiseks kasutaja nime, kus te siis logite juba programmi sisse. Nii. Ja programmi sisse logimiseks teile, kui te registreerite ennast meie kodulehel kasutajaks, siis tuleb teile meili peale info, link, kus te saate otse aktiveerida Meriti palgaprogrammi ja sinna sisse logida. Nüüd sisse logimiseks avaneb siis selline aken, sisestate oma meiliaadressi, salasõna ja logite sisse. Minul on siin nüüd küll uus ettevõte olemas, aga alustame siis sellest, et mul ei ole ettevõtet ja ma tahan luua uue ettevõtte, siis lisa uus ettevõte. Nüüd need ettevõtted, kes kasutavad täna ja praegu Meriti lauaarvutit, siis nemad ei lisa siia mitte midagi, mingit infot, vaid nemad on Meriti lauaarvutis salvestanud vajaliku faili, mida nad siis saavad ettevõtte impordi aknast endal salvestada. Importida siia palgaprogrammi, salvesta ja ongi teil kõik lauaarvutis olev info toodud edasi Meriti palgaprogrammis pilve. Nii et see pilveprogrammiga töö alustamine on äärmiselt lihtne palgaarvutis täna ja praegu kasutajatele. Aga kui te alustate ettevõtte loomist nüüd Meriti pilvega esimest korda, siis sisestate oma ettevõtte nime. Ja kui ma sisestan siia oma ettevõtte nimest osa, siis programm otsib äriregistrist minu ettevõtte ülesse ja kui ma valin siit selle ettevõtte, siis täidetakse ära juba minu jaoks vajalik info osaliselt. Ma võin siia lisada maksumaksja ja juhi nime või aruannete koostaja nime, aga ei pea. Ja nüüd vajutan salvesta. Vajaliku saan ka sisestada telefoni või e-posti aadressi ja salvestan. Mulle luuakse andmebaas, vaikimisi kuu on see kuu, millal ma alustan selle andmebaasi loomist. Ja juhul, kui ma tegelikult tahaksin varasema perioodiga alustada, siis ma liigun siit lihtsalt andmetes tagasi eelnevatesse perioodidesse. Aga hetkel ma olen nüüd siis andmebaasi loonud. Esimesena tuleb mulle ette palgapäeva määramine. Palgapäev on tegelikult siin üsna oluline määr, mille järgi siis on, millest tulenevalt tulevad siis ka näiteks sotsiaalmaksu arvestused, puhkuse keskmiste arvestamisel, et see palgapäeva määramine on oluline koht. Ja see palgapäev siin aknas ei ole mitte see palgapäev, mida te igakuiselt hakkate tegema, vaid see on ettevõtte palgapäev ja kui ettevõttel on palgapäev järgmisel kuul, näiteks 10. kuupäeval, siis ma valingi siia, et järgmisel kuul 10. kuupäev. Ja alguskuupäev on siis, programm pakub praegu novembrikuud, aga kui ma alustan andmetega tööd hoopiski oktoobris, siis ma liigun eelmisse perioodi ja kui ma nüüd vaatan andmete seadistuste alt palgapäeva, siis siin ma peaksin siis panema, et palgapäeva alguskuupäev on juba 01.10 ja kuupäev. Kui te alustate tööd niimoodi, et teil on kuskil teises programmis tehtud juba palgaarvestus ja te näiteks alustate täna ja praegu novembrikuuga tahate alustada palgaarvestust, siis andmed
sisestamist alustage alates oktoobrist, et te saaksite kätte novembrikuu maksudeklaratsiooni juba siit programmist. Nii et siis selleks siis valige siis 1 kuu tagasi ja alustame siit. Andmete sisestamisest ma räägin nüüd natukene ka sellest seadistuse menüüst. Seadistused on hammasratta all. Siin üks selline koht võib-olla on veel üldistes seadistustes kontoplaan. Kontoplaan on meie poolt juba siia sisestatud. Kui te soovite mingeid kontosid muuta, siis lihtsalt avate selle kontokaardi ja muudate selle konto ära. Sest kui te soovite teha siit palgaprogrammist automaatset pearaamatukannet näiteks Merit Activasse ja seal olete kontosid muutnud, siis siin tuleb nüüd need kontod samasuguseks muuta. Mitte tihtilugu, aeg-ajalt on küsitud, et kasutajad tahavad lisada juurde töötuskindlustuse kontot eraldi sotsiaalmaksukontost. Seda eraldi meie programmist teha ei saa, vaid sotsiaalmaksu ja tööandja töötuskindlustus, nii tööandja kui töötaja töötuskindlustus on ühel pearaamatu võlakontol. Nii. Ja kui teil on eraldi palgakulusid, siis saate siia lisada uue palgakulukonto, kus siis näitate ära, millised on selle palgakulu sotsiaalmaks, puhkusereserv, et milliste kulukontodega on see palgakulu seotud. Et te saate lisada, et kui ettevõttes on näiteks juhatus või administratiivtöötajad on ühel palgakulukontol, aga tootmistöölised teisel palgakulukontol, siis saate siia lisada uue konto, panete siia koodi, eelnevalt peate selle siis teisest programmist üle kontrollima, et see oleks sama, panen siia siis tootmise palgakulu ja konto tüüp valin siis palgakulu. Ja nüüd peaksin ma siis siia lisama ka juurde, millised on selle palgakulu sotsiaalmaksukulukonto, puhkusereserv, tööandja töötuskindlustus ja töövõimetuse kulukontod, kui need on eraldi. Samuti saate pangakonto, oma ettevõtte pangakonto lisada siia pangakontode alla, aga seda pangakontot saab jooksvalt lisada ka esimese maksekorralduse lisamisel, nii et ma võib-olla seda siin isegi praegu ei lisa, vaid ma hakkan maksekorraldust hiljem tegema, siis ma näitan, kuidas seal saab lisada pangakonto. Lisaks on olemas siis võimalik teil lisada töötajatele erinevaid osakondasid, ameteid, ametigruppe. Nüüd kulukohad ja projektid on olemas Pro-paketis või Premium-paketis, neid standardpaketis kasutada võimalik ei ole. Et seal siis saate kasutada ainult osakonda, ametit ja ametigruppi. Nüüd läheme siit siis edasi, mul on siis nüüd töö alustamiseks tarvis. Kõigepealt on mul vaja teada, kes meie firmasse tööle tulevad. Meil on võimalik importida andmeid TÖR-ist, kui teil on seal kõik sisestatud, te salvestate TÖR-is impordifaili, mille te saate automaatselt siis importida siin tasude arvestus ja töötajate nimekiri. Valite siit TÖR import, mul on see fail juba siia ette valmistatud, võtan ava ja mulle imporditi siia tasude isiku andmetesse 2 isiku andmed ja juba on ka nende lepingud siit näha, et mis kuupäevast need on alganud. Ja see, et nende lepingute algus on kuskil varasem, see mind ei sega. Ma palgaprogrammiga alustan tööd, praeguseks siis alustame 1. oktoobrist, et saada novembris korrektne DST. Lähen veel kord siis töötaja kaardi peale, need andmed tulid mul siis TÖR-ist, on isikukood, nimi ja kindlasti lisada isikukaardile ka töötajate pangakontod.
et te saaksite teha automaatselt palgakandeid panka või siis importida panga väljamaksed panka. Lisaks tuleks isikukaardil vaadata. Isikukaart on lahterdatud siis erinevatesse plokkidesse. Siin kõige esimeses plokis on isikukontoinfo, töötaja info, tema kood, aadress, ka meiliaadressi soovitan siia sisestada, sest siis te saate saata töötajale palgateatise meili peale. Siis järgmises plokis on maksuinfo. Siin tuleb siis ära määrata maksuvaba tulu rakendus. Kui töötaja alustab meil tööd ja me praegu alustame tööd siis 1. novembrist või 1. oktoobrist palgaprogrammiga, siis siin ma nüüd näitan ära, et milline maksuvaba tulu rakendamine töötajale on siis, et kas tal on siis maksimaalne lubatud määr, piiratud summa või ei rakendata maksuvaba tulu. Maksimaalne lubatud määr tähendab seda, et kui näiteks töötaja saab 500 euri palka ühes kuus, siis see läheb kõik maksuvaba tulu rakenduse alla, aga kui ta saab järgmisel kuul 1200 euri, siis programm teab, et tegelikult ta ühes kuus siis arvutab vähem ja teises kuus rohkem maksuvaba tulu. Kasutaja ei pea seda kindlasti ise hakkama kuskil seadistustes tegema, et programm oskab seda arvestada. Ja nüüd ma määran neile töötajale siis maksuvaba tulu. Nii, siit, kas töötaja on kogumispensioniga liitunud või mitte, selle info saab programm vastavalt tema isikukoodile juba pensionikeskusest kätte. Ja niisamuti on siis töötuskindlustusmaksetega, et kuidas on, et kas tal on töötuskindlustusmakse või ei ole. Salvestame info. Ja niimoodi tuleks käia siis üle kõikide töötajate isikukaardid. Lisan siis siia pangakonto näiteks, võtan siit ühe pangakonto, nime, konto omaniku nime võtab programm juba siit nime väljadelt, salvestan selle ja näitan ära maksuvaba tulu rakenduse. Ja temale paneme siis piiratud. Töötaja on teinud avalduse, et palun minu töötasust kinni pidada 150 eurot. See ei tähenda seda, et kui ta saab 2000 euri palka, et siis tal ikka läheb see 150 eurot maksuvaba tulu maha. Programm arvutab selle 150 eurot siis, kui see on seadusega talle lubatud. Mitte igal juhul. Kogumispensioni makset sellel töötajal ei ole. See programm juba leiab selle isikukoodi järgi ülesse. Ja nüüd näiteks, kui meil on tegemist töötajaga, kellel tuleb rakendada kellel ei tule rakendada sotsiaalmaksu miinimumkohustust, siis selle kuupäeva, millal temal ei rakenduse, sisestan siia. Antud juhul näiteks 1. oktoobrist sellel töötajal sotsiaalmaksu miinimumi kohustuse rakendust ei toimi. Et see ei ole mitte see koht, kus te panete, et vot alates sellest on, see on vastupidi, siis ei rakendata sotsiaalmaksu miinimumi. Ja kui on tegemist vähenenud töövõimega isik, siis selle info sisestate siia maksuinfo aknasse isikukontokaardile sellele väljale. Mis kuupäevast alates on tegemist siis vähenenud töövõimega isikuga. Kui teil on lõpukuupäev teada, sisestate ka selle siia. Ja pikendatud põhipuhkuse algsaldo. Kui töötaja on teie juures juba töötanud ja te alustate eriti palgaprogrammiga tööd 1. oktoobrist, siis näiteks tal on pikendatud põhipuhkust saada 7 päeva või paneme siis nii, et 1. oktoobrist on ta pikendatud põhipuhkusega töötaja ja tal on saldo 2 päeva, siis programm oskab seda kõike ka tema puhkuse reservi juures arvestada ja salvestame info. Nii. Ja nüüd ma lisan ühe töötaja siia käsitsi, et need ma importisin, aga kui ma nüüd hakkan uut isikut lisama siia käsitsi, siis mul on
töötaja isikukood olemas tema töölepingus, lisan töötaja käsitsi siia. Kindlasti siis sisestada ka meiliaadress ja pangainfo. Salvestan ja nüüd ma pean siis teadma, kas temale rakendub maksuvaba tulu või mitte. Sisestan selle jällegi siia. Ei rakendata maksuvaba tulu. Salvestan. Ja sellega on mul see üks töötaja siia nüüd käsitsi juurde lisatud. Et niimoodi me lisame siis töötajaid, saame lisada siia läbi TÖRi impordi või siis lisasime käsitsi siia töötajate info nimekirja. Nüüd need töötajad, keda te importite läbi TÖRi, siis nendele avatakse juba ka tööleping. Aga see töötaja, kelle ma lisan siis käsitsi, temale ma pean siis töölepingu ise ka käsitsi lisama. Ja töölepingutes on teil võimalik valida erinevate tüüpide vahel. Kas on tavaline tööleping, töövõtuleping, juhatuse liikme leping, muu leping või leping puudub. Ja kui teil on näiteks nüüd tegemist juhatuse liikmega, valime siis selle Tammarik. On tammed siin kõik. Nii, tema tööleping algab 1. oktoobrist. Ja siis, kui ma nüüd vajutan siia palgakokkuleppe peale, kus ma pean siis ära määrama selle töötaja töötasu, siis siin on juba vaikimisi olemas juhatuse liikme tasu valikus. Et seda ma enam ei peagi ja ma määran lihtsalt talle siis siia ära, kui suur tal juhatuse liikme tasu on ja salvesta. Nii et sellest töölepingu tüübist täidetakse juba antud juhul ära ka vaikimisi palgakokkuleppe. Palgapäev programm võtab vaikimisi ettevõtte palgapäeva, aga kui näiteks teil on töötajaga kokku lepitud, et tema palgapäev ei ole mitte ettevõtte palgapäev 10. kuupäev, vaid on ettevõtte palgapäev, vaid on järgmisel kuul ja hoopiski 5., et tema saab parem palka, siis selle ma saan siia ära määrata. Et see töötaja saab palka 5. kuupäeval. Nii. Ja kui te alustate, kui ma nüüd vaatan siin nendel töötajatel, et andmed tulid TÖRi impordist, isikuandmed, ja nüüd ma lähen lepingute alla, ma pean lepingut samuti üle vaatama, juhatuse liikme juba ma lisasin siia, aga Mari Maasikas, temal ei ole mul palgakokkulepet veel määratud. Ja nüüd ma lisan, see esialgne import tuli TÖRist. Mina nüüd lisan siia, et 1. oktoobrist alates, et siis tegelikult on selle töötaja kuupalk 1200 €. Tal on automaatne tööaja arvestus ja ta on täistööajaga töötaja. Ja lisaks tekib siis siia taha ka konto. Nüüd määran veel palgakokkuleppe on ettevõtte palgapäev, see mulle sobib. Lisaks on tal üleval puhkuse kohustus. Aastas saab ta 28 päeva, aga tegelikult on tal siin 31. oktoobri seisuga puhkuse reservi üleval veel 15 päeva. Ja selle ma sisestan siia puhkuse kohustuse määra akna kaudu ja salvestan. Ja salvestan. Ja täpselt samuti käin ma nüüd läbi ka teise töötaja palgakokkuleppe. Tema on tegelikult hoopiski tunnipalgaline, tema tasumäär on 10 € tund, automaatne tööaja arvestus. Mitte ma ei tahtnud seda siia panna, vaid siia. Nii, 1. oktoober, tunnipalk ja 10 € tund. Ja salvestan. Nüüd palgapäev on jällegi ettevõtte palgapäev ja puhkuse kohustuse määr on siis temal on algsaldos 5 päeva puhkuse reservi. Kui te näete, siis siin lõpus on veel ka puhkuse reservi protsendiväli
Kui te soovite, et programm teeks automaatselt puhkusereservi arvestuse kande pearaamatusse, siis tuleks siia sisestada puhkusereservi protsent. Ja salvestan andmed. Niimoodi on mul töötajate nimekirja lisatud töötajad, on sisestatud nende töölepingud. Ja kuidas mul siis hakkab töötasu arvestus? Töötasu arvestuseks lisaks sellele, et on olemas siin põhitasud, mis me lisasime lepingusse, võivad töötajatel olla veel mingisugused lisatasud. Näiteks, ja need lisatasud on siis ära toodud siin tasude arvestus, tasude liigid. Meie poolt on siin juba eelnevalt sisestatud põhitasud, mis te määrategi ära töölepingus, ja lisatasud, mida te saate siis eraldi arvestada veel. Ja kõik te saate lisada ka uusi tasuliike oma andmebaasi juurde. Nii, ma siit vaatan kohe, et siin on selline eraldi tasuliik nagu autokompensatsioon. Autokompensatsioon iseenesest ei ole ju palgaga midagi seotud, küll aga te saate selle näidata palgaprogrammis, et määrata kellegile ära, et tema saab autokompensatsiooni. Kuidas seda tehakse, ma pärast näitan. Et tasuliigi peal on ära määratud, millise väljamaksu liigiga on tegemist, milline maksuarvestus tal on, kas see sisaldub puhkuse keskmise tasu arvestusel, milline on arvestusmeetod ja milline on siis sagedus, kas siis igakuine või ühekordne. Vastavalt sellele väljamaksu liigile võetakse ka automaatselt maksude arvestus, et seda teie eraldi enam tegema ei pea. Et kui teil on töötajal palgatulu, siis on maksuarvestus, tulumaks, sotsmaks, töötuskindlustus. Kui töötajal on töövõtuleping, siis väljamakse liik 17. See tasu ei sisaldu keskmiste tasu arvestustes, aga maksuarvestus läheb siit pealt kõik juurde lisandub. Et selline tasuarvestus liikide ja läbi nende me saame siis määrata töötajatele lisaks põhipalgale veel muid tasusid. Ja nüüd ma lähen siis tasude arvestusse. Kõigepealt see, et kui mul näiteks töötajad ongi sellised, et tal on automaatne tunniarvestus, tuleb programmist, kuidas jookseb kalendaarne tööaja arvestus, töötaja on kuupalgaline juhatuse liikme tasu, siis sisuliselt mul ei olegi vaja muud teha, ma lähen väljamaksed ja siit siis saan teha väljamaksed. Need kuupäevad, mis siin all on, need tulevad vaikimisi palgapäeva määrangutest ja kui ma nüüd siis kinnitan selle töötaja palga väljamakse ära, siis ta läheb mul siia üles aknasse. Ja siit edasi töötajad nimekirjas ja ma saan selle töölehe kinnitada ja praktiliselt on mul palgaarvestus tehtud. Et mul ei olegi vaja midagi muud teha. Järgmisena teen siis maksekorraldused, saadan panka ja nüüd on see koht on siis see, kus ma saan sisestada pangakonto, läbi mille mul siis pank töötasud lähevad, salvestan selle siit. Järgmine kord on see info juba siin olemas. Makse selgitusse saan ma ka selgitust muuta, oktoober näiteks lihtsalt töötasu ja loo maksekorralduse fail. Ja nii jäid linnukesed valimata. Et ma saan niimoodi saata panka maksekorraldused juba ettevalmistatult tootele, loo maksekorralduse fail ja importida panka. Okei, need on varasema kuupäevaga kui tänane kuupäev. See on ka aeg-ajalt küsimus, kui kliendid helistavad meile ja küsivad ja ütlevad, et ma ei saa maksekorraldust panka luua. Ja näiteks siis on tegelikult selline olukord neil, et paneme siia 15.11, väljamaksed, maksekorraldused ja töötajad raamatupidaja tahab saata maksekorraldust panka, loo maksekorraldus ja saab teatise, et valitud dokument on erineva kuupäevaga. Nii et
siin mitte ei ole probleem selles, et nad on erineva kuupäevaga. Probleem on selles, et see kuupäev on tänasest varasem ja selle kuupäevaga maksekorraldust panka saata ei saa. Nii et maksekorraldusi te saate tuleviku kuupäevaga panka ette saata kinnitamiseks ootele, aga mitte varasemaga. Aga kui meil on vaja töötajatel lisada veel lisaks põhitasudele ka muid tasusid, siis ma nüüd kustutan siit ära need välja tehtud maksed ja lähen tasude arvestusse. Oktoobrikuus näiteks juhatus otsustab, et töötajatele makstakse preemiat. Siis ma lisan siit preemia ja saab töötaja lisaks veel preemiat 100 €. Nüüd ühel töötajal on kuupalk, aga tema tunnid on tegelikult mitte 168, vaid ta töötas hoopiski 170 tundi. Minul oli palga kokkuleppesse märgitud, et tal on automaatne tööaja arvestus. Nüüd selleks, et ma saaksin siin neid tunde muuta, ma vajutan detailid veergu, lähen tema töötaja isikukaardi peale, saan siit otse, lähen palga kokkuleppesse, võtan siit välja, nüüd ma läksin vale rea peale, siin, vabandust, näete. Nii, lähen selle töötaja detailide peale, mul avaneb leping, palga kokkulepe ja salvestan siis siit, võtan linnukese välja, et ta ei ole sellel kuul automaatne tööaja arvestus, tal ei ole. Salvesta. Igal aknast salvestan ja nüüd ma saan muuta tema tunde 170 ja lisaks siis ta saab ka, tuleb talle arvestada ületunde. Ületunni tasu on siis 2 tundi ja see arvestus on siis, vaatame, nii, protsent tunni tariifist. See on meie poolt siia sisestatud. Kui keegi tahab ületunni arvestust teistmoodi teha, siis ta saab lisada ise vastava tasu liigi siis siia tasuliikidesse ja juba valida ka siin tasude arvestuslehel vastava tasuliigi. Nüüd näiteks meil keegi töötajatest, kellelgi oli ka puhkus oktoobrikuus või tegelikult, vabandust, ma teen niimoodi, et me maksame nüüd oktoobrikuu palgad välja ja me läheme edasi novembrisse. Nüüd palkade välja ja ma teen seda oktoobrikuud praegu ainult selleks siia programmi, et ma saaksin novembri maksuarvestuse õigesti ja ma liigun nüüd siis novembrikuusse. Et töö mul algab siis tegelikult siit ja novembrikuus oli üks töötaja puhkusel. Siis kõik töökatkestused me sisestame siit puhkuste alt. Nii, uus töökatkestus, dokumendi number. Dokumendi numbri kohta ma ütlen niimoodi, et selle võite tühjaks jätta, aga kui mul on töövõimetus töötajal, siis mina salvestan siia dokumendi numbri väljale töövõimetuslehe numbri. Valin töötaja, praegu on meil tegemist põhipuhkusega ja kui oleks tegemist pikendatud põhipuhkusega töötajaga, siis mul tuleks siin tüübiks valida pikendatud põhipuhkus, kui töötaja võtab pikendatud põhipuhkust. Programm oskab arvestada, kui palju on temal pikendatud. Automaatikata siin ei ütle sulle, et vot nüüd sa ei tohi talle rohkem arvutada. Küll aga aruannetes tuleb see info siis välja. Nii, lisame siis siia. Töötaja läks puhkusele 7. novembrist kuni 13. novembrini. Hetkel tal siis seda eelnevat infot ei ole, aga me säilitame muutumatu tasu ja salvesta. Nüüd siis, kui on tegemist töövõimetusega, siis töövõimetuse puhul ma võtan siit lahti tüüpide loetelu, siis siin on näha töövõimetus, tööandja ei hüvita. See töövõimetuse tüüp, seda töövõimetuse tüüpi kasutage siis, kui on tegemist järg töövõimetusega
järglehega või on tegemist hoolduslehega või siis ka, kui on tööõnnetus juhtunud, et tööandja ei hüvita. Vot siis te kasutate seda tüüpi töövõimetust. Tööandja ei hüvita. Kui on tegemist töövõimetuslehega, kus te ei tea, see on alles avatud, aga teil on vaja see programmi sisestada, siis valite töövõimetus lõpetamata. Sisestan alguskuupäeva ja salvestan. Et need töövõimetuslehed, mis on alustatud, aga ei ole veel lõpetatud, siis need sisestate programmi niimoodi, et töövõimetus lõpetamata. Nii. Ja kui me siis nüüd vaatame siit töötasude arvestuslehele, siis siin on näha, ma peastan nad töötajate nimede järjekorras, siin on näha siis Maasikas Maril on kuupalk, siis tal on veel põhipuhkus. Programm automaatselt siis arvestab kuupalga talle ümber, siis Tamm-Laine tunnitasu olemas ja juhatuse liikmele palk. Tunnitasu arvutamisel Tamm-Lainel, kuna tema oli meil töövõimetuslehel, mis ei ole lõpetatud, siis siin tasuarvestuslehel on juba olemas programmi jaoks info, et ta ei saanud sellel kuul täispalka. Ja väljamaksmisel teeme siis nüüd niimoodi, et näiteks üks väga suur küsimus on raamatupidajatele see, et tegelikult see näiteks siin Maasikas Mari tahab saada töötasu kätte 5. detsembril. Ja nüüd selleks te ei tule mitte siia alla väljamaksulehele ja ei kinnita seda ja ei hakka sealt teiselt lehelt kedagi ära kustutama, mida tihtilugu tehakse, vaid te vajutate uus väljamakse, valite kõik pangakontod, kui teil on pangakontod sisestatud, palga väljamakse, valite siia töötaja nime, salvesta ja panete siia siis nüüd kuupäevaks 05.12. Et tema saab varem oma palga kätte. Sulgen ja ma saan selle maksekorralduse siis teha panka, saata ära temale. Ja teised töötajad tulevad mul ikkagi eraldi palgaväljamaksed, need ma võin juba siis siit kinnitada. Et ma tahan öelda seda, et kui töötaja soovib palka kätte saada enne palgakokkuleppes märgitud kuupäeva, siis te ei kinnita mitte siit alt, vaid te teete uus väljamakse. Täpselt sama kehtib ka avansimakse kohta. Et näiteks Tamm-Marika soovib saada avanssi enne palgapäeva ja ta soovib seda avanssi saada 30. novembril. Panen siia kuupäeva 30.11. Tamm-Marika, mina olen ka kirjutanud juurde, et see on avanss, siis ma tean, mis sellel väljamakselehel on ja lähen detailid nupeergu ja sisestan siia siis tema avanssi, mis ta soovib kätte saada 30. novembril ja salvestan ja sulgen ja niimoodi ma sain siis Tamm-Marikale teha avanssi väljamakse. Ja kui ma nüüd siit alt vaatan neid kinnitamata lehti, siis siin on veel palgapäevaga ootel lehed, mis mul tuleks siis kinnitada, kui need lähevad õigel päeval maksmisele. Ma kinnitan need ära siit. Ja kui ma vaatan nüüd siin väljamaksude menüüs on maksudeklaratsioon, siis Tamm-Marikal on lisaks sellele eelmise kuu palgaväljamaksele ka juures 30. novembril makstud avansimakse, mis ta sai novembris kätte. Kasutajad küsivad, et kui ma hakkan tegema novembrikuu DST, praegusel juhul siis novembrikuu DST-d, et millises kuus ma pean olema teie novembrikuu DST tegemiseks,
te peate olema novembris ja väljamaksed, maksudeklaratsioon. Et siin näidatakse kõik need tasud, mis te olete novembris välja maksnud. Kulu, kui me oleme oktoobris ja meie töötasu maksti välja novembris, siis kuluarvestus on meil siin selles oktoobrikuus ja palganõue samamoodi. Nüüd ma ei näida, ma tegin küll ära oktoobrikuu palgaarvestuse, nii lähen novembrisse tagasi. Oktoobrikuu palgaarvestuse kannet ma praegu raamatupidamisse ei saada, aga ma tahan saata pearaamatukannet Merit Activasse. Mul on väljamaksed kõik tehtud ja tahan teha palgakannet saata Merit Activasse. Siis selleks ma avan tasude arvestuses pearaamatukande, vajutan Merit Activa ja avaneb automaatselt API-seadistuste aken. Kui teil ei ole see seadistus tehtud, ma näitan teile, kui imelihtne on teha Meritis programmis. Ma olin siis tasude arvestus, pearaamatukanded, Merit Activa. Avaneb see aken. Ja nüüd ma lähen siis Activasse. Koostan Activas API võtme. Selleks ma lähen seadistused. Ma ei koosta seda API võtit mitte palgaprogrammis, vaid Activas. API seadistus ja API võtme seadistamiseks, siis koostamiseks ma sisestan siia nimetuse kommentaari väljale, kuna mul siin juba üks palk on. Nii, siis ma kommentaariks kirjutan siia palk ja koosta. Ma panin siia sellepärast palk, et juhul, kui te kasutate ka muid API võtmeid, seadistusi, siis oleks täpselt teada, millise andmebaasi või mille API võti teil siin salvestatud on. Ja seda nüüd ma siis näen, et see palga API võti on siin. Võtan siit ID, märgistan ära, võtan koopiasse ja salvestan siia. Nüüd ma lähen tagasi Meriti palga Activasse, võtan koopiasse võtme. Te peate jälgima, et teil on kogu võti ja kogu ID näha, et ei oleks selline olukord, kus on midagi sellist. Et jälgige, et kogu võti, kogu ID on näha. Nii, Ctrl+C, lähen palgaprogrammi ja Ctrl+V ja salvestan. Ja kui ma nüüd saadan kande Activasse, siis mul ongi juba raamatupidamiskanne Activas näha. Lähen finants, pearaamatukanne. Nii, ja november. Palgakanne on siin kenasti olemas. Ja rohkem mul midagi sellega teha ei ole vajagi. Nüüd novembrikuus lisandub näiteks töötaja, kellel on lisaks kinnipidamised. Et kinnipidamistest me veel ka ei ole rääkinud. Programmi on võimalik lisada kinnipidamisi, milleks siis võivad olla siis kas kohtutäitur või elatis või mingid muud kinnipidamised. Meie poolt on juba lisatud kohtutäitur ja elatise kinnipidamised, mis te siis peate määrama vastavale töötajale. Et näiteks nüüd selgub, et ühele nendest töötajatest on määratud kohtutäituri poolt siis kinnipidamine. Lähen kinnipidamised. Valin töötaja, kellelt, mitte novembris, ma tegin novembris väljamaksed ära, vabandust, ja läheme siis detsembrisse. Meil on juba detsembrikuu, novembrit me enam ei puutu. Nii, ja detsembrikuus lisandub töötajale kinnipidamine. Siis lähen kinnipidamised, valin selle töötaja ja milline kinnipidamine see on siis kohtutäituri poolt, tuleb tema palgast siis kinni pidada summa. Et see summa nüüd, milline kinni tuleb pidada, see tuleb endal siis välja arvutada või on see kuskil paberites olemas ja sisestada siis siia tasumäära. Nüüd
kellele see kinnipidamine tuleb kanda või kelle kasuks see tuleb, kellele tuleb maksekorraldus teha, selle me määrame siin kinnipidamise realdetailid aknast. Ja saaja lisame siis siit samast saaja aknast saaja nimi, kinnipidamised, panen siia kinnipidamise saaja, kohtutäitur, kood 1, siis tuleks mul ka salvestada tema pangakonto siia ja salvesta. Kui mul on teada kinnipidamise perioodi lõpp, siis ma saan ka selle siia sisestada. Et kui ma jõuan ükskord sinna märtsikuusse, programm teeb seal veel viimase kinnipidamise ära ja aprillis enam ei tee. Nii, ja kui ma nüüd vaatan siis väljamakset Maasikas Maril. Määrangud puuduvad, jah. Nii. Palgateatis. Nii, litsents ei lubagi teha detsembrikuusse. Nii, liigume töölauale. Et lisame selle ühe kinnipidamise siis siia novembrisse siiski. Ma kustutan siin mõned need väljamaksed ära. Niimoodi on, see on nüüd väga hea näide sellest ka, et juhul, kui teil on vaja teha parandusi programmis, siis te saate lihtsasti tulla siia väljamakse lehe peale ja lihtsalt saate siit ülevalt kustuta nupuga need väljamaksud ära kustutada. Ja saate teha siis uuesti tagasi palgaarvestuse parandused vajalikud. Et lisame selle kinnipidamise siis siia novembrikuusse. Kohtutäitur 54 €, kelle kasuks, selle näitan siis detailid nuppude all, kinnipidamise saaja. Lõpukuupäev on 31. märts, see on meil teada ja salvestasin. Siis väljamaksudest programm automaatselt juba peab sellel töötaja palgalt selle kinnipidamise kinni. Näete, kohtutäitur 54 € ja lisaks on tekkinud siin üks kinnipidamiste leht, mille te saate samuti panka saata kohtutäiturile maksmiseks ootele. Nüüd, kui töölepingut on vaja lõpetada, siis töölepingu lõpetamist alustate töökatkestuste alt, kui töötajal on saada puhkusereservi. Ja selleks siis tulete töökatkestused ja lisapuhkuse kompensatsioon. Kui ma lisan siia, valin siia töötaja, panen töölepingu lõpukuupäeva 30. november ja salvesta. Temal ei ole puhkusereservi saada, võtame kellegi teise. Nii, siis programm juba arvutab välja, et 30. novembriga on sellel töötajal puhkusereservi saada 53 päeva. Salvesta. Ja kui ma nüüd vaatan siis selle Tamm-Laine töölepingut, siis lepingus on puhkuse lõpukuu või töölepingu lõpukuupäev juba vaikimisi olemas. Et ei pea tegema nii, et te tulete lepingu peale ja sisestate siia. Te võite nii teha, sest kui te siit lisate lepingu lõpukuupäeva, siis programm küsib teie käest, kas te soovite ka puhkuse kompensatsiooni arvestada. On olukordi, kus te ei soovi ja siis sellisel juhul alustategi töölepingu lõpetamist sellest lepingu lõpukuupäeva sisestamisega. Ja siis vastate sellele küsimusele, et ei soovi. Et kui ma näiteks nüüd sisestan siia kuupäeva, see on juhatuse liige. Nii. Maasikas Mari. Vaatame ja panen salvesta. Nii, et töötajal ei ole veel arvestatud puhkusetasu kompensatsiooni, kas soovite seda teha nüüd. Et see on see koht, kus te siis saate vastata, et jah või ei. Et kui te ei soovi, siis vastate ei ja kui soovite jah, siis avaneb puhkuse kompensatsiooni arvestamise aken.
ja saate jällegi kinnitada selle siit samast. Nii, aga ma kustutan siit selle lõpukuupäeva ära ja kustutan ära ka puhkuse kompensatsiooni. Aha, siin ei olegi. Et siis niimoodi näeb siis välja selline kõige lihtsam töötasude arvestamine Meriti palgaprogrammiga, kui te alustate tööd ja tegelikult mille kohta, kui kasutajad küsivad, et kuidas ma palgaarvestust teen, kui te olete töölepingusse põhipalgad ära sisestanud, et kuidas käib palgaarvestus, siis tegelikult teie palgaarvestus, kui teil ei ole vaja mingeid töötunde käsitsi vähendada, kuskil mingeid lisatasusid lisada, siis palgakokkuleppes sisestatud tasud on juba kogu aeg teil olemas ja teil on vaja teha ainult väljamakseid. Nüüd ma peatuks veel, räägiks veel üle korraks tasuliigi arvestuse kaardi. Selline lugu, et töötajal on töölepingus määratud ära, et tal on palgakokkulepe on 2000 €, aga see muutub iga kuu. Siis tuleks teha tema palgakokkuleppe, töölepingus palgakokkuleppe näitate ära, tema tasu on siin 0, aga te lisate talle eraldi tasu liigi kaudu siis tasude arvestuse. Ja nüüd lisan siis siia näiteks lihtsalt eraldi siis kuupalk ja summa. Panen sellise nimetusega, väljamakse liik, see on ikkagi kuupalk, tasuarvestus. Ja nüüd ta ei ole mitte põhitasu arvestus siit ülevalt aknast, sest põhitasu arvestus on meil alati seal juba olemas, vaid ma panen summa. Ja see summa on tal igakuine ja iga kuu ma sisestangi talle erineva summa. Ma ei vali siia kulukontot. Kulukontot ma siia ei vali sellepärast, et töölepingus palgakokkuleppes on kulukonto olemas ja programm võtab selle kulukonto sealt. Juhul, kui te soovite, et nüüd selle tasuliigi kulukonto oleks mingi muu kulukonto kui palgakokkuleppes, siis valite siia konto ja salvestan. Ja mul on kuupalk, summa. Ja nüüd ma lisan selle hoopis töötajate nimekiri. Lisame siia kellegi uue töötaja. Juurikas Juhan. Salvestan. Nii, maksuvaba tulu rakendus on temal maksimaalne lubatud määr. Salvestan. Lisame siia töölepingu. Juurikas Juhan. Tööleping algab 1. novembrist ja palgakokkulepe. Ja nüüd on niimoodi, et tema palgakokkulepe on iga kuu erinev, siis ma siin jätan tasumäära sisestamata, salvestan, palgapäeva panen kindlasti kontrollin üle, ettevõtte palgapäev, puhkuse kohustuse määra tal ei ole, kuna ta alles tuleb tööle, salvestan. Nii, ja nüüd ma tasude arvestuslehel lisan selle töötaja, Juhan Juurikas. Nii, kus me lisasime selle kuupalk summa ja panen siia. Seekord on siis see 1200 €. Ja kui ma nüüd avan järgmise kuu, siis nüüd on nüüd selline nüanss. Kui see detsembrikuu ei oleks mul veel avatud olnud, siis oleks programm selle Juhan Juurika juba siia automaatselt kaasa võtnud. Kuna minul oli detsembrikuu avatud, siis uuesti detsembrikuu avamisel ta neid andmeid kohe kaasa ei võta. Kui ma nüüd avan jaanuarikuu,
siis jaanuarikuus on see Juhan Juurikas siin tasude arvestuslehel kohe automaatselt vaikimisi olemas. Kui te tahate teha eraldi töötasulehti töötajatele, ma lähen siiski tagasi novembrisse. Kui te soovite teha erinevad töötasu arvestuse lehed, siis seda te saate teha niimoodi, et näiteks lisatasud ma panen eraldi tasuarvestuslehele ja teen uus tasuarvestus. Ma ei ava seda, vaid teen uus tasuarvestus ja teen siia ületunnid näiteks. Ja lisan siis siia Maasikas Mari ja kõikide töötajate ületunnid ma sisestan siit. Et mul on võimalik panna siis koostada eraldi lehti, kus põhitasude lehel on siis põhitasu arvestus, aga teised lisatasud lähevad kõik teisele lehele. Panen veel siia lisatasu. Nii, ja selle lehe ma jätan tühjaks ja ma vaatan hoopiski siit põhitasu lehelt. Tahan ma saata näiteks selle kuupalksumma lisatasu lehele, siis ma vajutan selle töötaja nime peale, avaneb siin ees roheline aken ja vajutan lisatasu ja salvesta. Ja nüüd seda töötajat siin lehel ei ole, vaid ta on siin lisatasu arvestuse lehel. Et niimoodi ma saan liigutada töötajaid erinevate tasulehtede vahel. Ja kui ma vaatan, et tegelikult ta ei peaks siin olemas, ma tahan sinna põhitasu arvestuslehele tagasi, vajutan uuesti sellele rohelisele kastikesele, valin vastava tasu lehe, salvesta ja see töötaja on tagasi põhitasu arvestuse lehel. Nüüd aruanded, mis te nende väljamaksude kohta ja palgaarvestuste kohta saate. Ma teen siit, kinnitame nüüd jällegi need töötasud ära, et meil oleks vaadata ka palgalehti. Et kui töötasu, üks oluline asi. Tihtilugu helistavad kasutajad meile, võtavad lahti, võtavad selle palgaarvestuse lahti. Nad on lisanud töölepingusse tasud ära ja nüüd ta võtab lahti palgalehe ja vaatab ja helistab meile ja ütleb, et mul ei ole üldse mingeid maksusid siin. Kuidas maksusid ei ole? Aga palgaarvestuses maksuarvestus käib väljamaksete järgi. Ja kui teil on väljamaksed kinnitamata, siis ei saa olla ka mingit maksuarvestust nende tasude kohta. Maksuarvestus on ainult väljamaksmata tasudelt sotsiaalmaksu osas, mitte tulumaksu, kogumispensioni ja töötuskindlustuse osas. Seega, selleks, et nüüd tekiks ka maksuarvestus siia juurde, ma pean need lehed ikkagi kinnitama. Nii, ja kui ma nüüd vaatan palgalehte, voilà, ilusti kõik kenasti olemas. Mul on näha tasude arvestus, puhkused, lisatasud, kinnipidamised ja ka maksuarvestus. Kõik on kenasti näha. Ja nüüd ma tahan saata töötajale ka palgateatist meili peale, siis selleks ma lähen tasude arvestus palgateatis, valin kõik töötajad ja kui te vajutate nüüd siia selle meili nupu peale ja soovite saata e-kirjad siis 4 töötajale eraldi, siis nad ei näe, mis siis, et selles aruandes on kõikide töötajate palgalipikud, siis meil läheb igale töötajale eraldi ainult tema palga osas. Ja kui te soovite valitud isikule saata palgateatist, siis valite siit valitud isikud, koosta teatis ja saadate palgateatise. Siis pearaamatukanne, seda me juba enne korra vaatasime, selle saite saata siis ilusti Aktivasse otse siit programmist, Merit Aktiva. Ja kuna mul on nüüd juba API seadistus siin tehtud, siis see aken enam ei avane, vaid ma vajutan nuppu saada kanne Aktivasse. Tuleb olla tähelepanelik, et kannet mitu korda Aktivasse ei saada. Ja üks asi veel. Meie palgaprogrammis on kasutusel viitvõlad ehk et
kui te novembrikuu töötasu maksate välja detsembris, siis selle kohta ei ole mitte maksuvõlgnevuse kontol kannet, vaid on viitvõlgnevuste kontodel kanne. Ja järgmine kuu programm juba ise teeb automaatselt kanded nende viitvõlgade osas, mis peavad olema maksuvõlad, lähevad maksuvõlgadesse ja viitvõlgadesse tulevad siis uued. Nii, kuidas, mida ma veel võiks? Ma ei näe, mis küsimused on, kas kuskil on mingid küsimused, millega, kas keegi tahaks, et midagi näitaks eraldi. Et küsin siin üle, et kas ma saaksin midagi ekstra veel näidata. Siin viimane küsimus on tulnud, et kuidas netos brutoks arvestus? Ja. Nüüd selleks, et teha arvestus netost brutosse, peab teil olema tasuliikides selline lisatasuliik, mille nimetus on netost bruto. Ja kui seda teil siin tasuliikide loendis ei ole, siis lisame selle uus tasuliik. Paneme netost bruto, töötasu ja väljamakseliik. Ma siinkohal ütlen niimoodi, et juhul, kui netost bruto töötasu arvestus ei ole mitte palgatulu, vaid on näiteks juhatuse liikme tasu või on töövõtulepingu tasu, siis te peate siit valima nüüd selle õige väljamakseliigi. Tuleb vastavalt sellele siis, kellele seda netost brutoks töötasu arvutatakse. Ja kui teil on töötajale on netost bruto, lisaks on teil veel töövõtulepinguga netost bruto, siis kõik need netost brutot tuleb eraldi teha. Ja ma teen siis nüüd niimoodi, et kõigepealt on töötasu netost brutoks, maksuarvestus tuleb siia automaatselt, arvestusmeetod tuleb valida netost arvutatud summa, kui seda makstakse igakuiselt, siis kordumissagedus valige siia igakuine ja salvestate. Kui mul on nüüd tegemist näiteks töövõtulepingu netost bruto võlaõiguslepinguga, siis ma valin siit töövõtu, käsundus või muu võlaõigusliku lepingu 17. Siis läheb jälle maksuarvestus, kõik töötasu ei sisaldu keskmiselt ja arvestusmeetod jällegi netost arvestatud summa. Kui see on igakuine, siis valin siia igakuine, kui see on ühekordne, siis ühekordne. Ja veel, kui preemiat makstakse, te maksate preemiat juhatuse liikmele netost brutona ja töötajatele, siis peab ka see eraldi olema, et panen siin preemia juhatus, sest juhatuse liikme väljamakse liik on erinev. See oli siin 21, valin siia netost arvutatud summa, ühekordne, preemia on üldjuhul vast on ühekordne meil, nii et siis selle järgi tuleks teha selle tasuliigi, väljamakseliigi järgi tuleb neid netost brutosse tasuliike teha kõik eraldi. Nii, kui on tasuliigid sisestatud, siis tasuliigi me näitame töötajale tasude arvestuslehel niimoodi, et ma teeksin siin eraldi lehe, netost bruto leht ja maksan Maasikas Marile netost bruto töötasu. Siis siin tasuarvestuslehel ma näitan ainult ära, kus mul töötaja kadus, Maasikas Mari. Ma näitan ära, et see töötaja saab netost bruto töötasu. Tasu ma siia ei sisesta. Ja nüüd ma teen väljamakse. Väljamaksude tegemisel, kui töötajal on ka muid väljamakseid palgakokkuleppes, lepingus ära näidatud, siis netost brutosse töötasu väljamakse tegemisel peavad olema kõik eelnevad tasud välja makstud. Muidu läheb see nihkesse. Ei tule õigesti. Seega, meil on hetkel kõik tasud välja makstud. Ma lähen korraks netost bruto lehe peale veel tagasi. Maasikas Marile me maksame veel välja
summa, uus väljamakse, kõik pangakontod, palgaväljamaksed. Ma panen siia nüüd hoopiski lisatasu väljamaksed. Valin lisatasu liigiks netost bruto töötasu ja salvesta. Kas õnnestub? Ei õnnestunud. Okei. Ma eeldasin, et mul maasikas Mari tuleb kohe siia lehele. Ja talle makstakse siis nüüd 30 november välja netost brutosse 500 euri. Ja näete, kui ma panen siia selle 500 euri, kõik eelnevad tasud on töötajal välja makstud, siis programm paneb selle 500 euri brutosumma siia ülesse. Siin ma näitan ära netosumma väljamaksu lehel ja läheb siis ülesse tema brutosumma. Kui te nüüd näete, et siin tekkis maksuvaba tulusumma miinusega, siis ärge ära ehmatage. Selgub, et selle töötaja novembrikuu väljamaksed on nii suured, et selle viimase väljamaksega programm teeb maksuvaba tulu tagasi arvestuse. Ja see on kõik õige, nii peabki olema. See on täiesti okei. Ja kui ma nüüd tahan näiteks lisada ka veel juhatuse liikmele, korraks meenutan, kes mul see juhatuse liige oli, Tamm Maarika, paneme siis Tamm Maarikale ka juhatuse, nii ma panen netost bruto juhatus. Et nagu te näete, ma sellel samal tasude arvestuslehel saan ka kohe uue tasuliigi lisada ilma, et ma läheksin selleks eraldi tasude lehele. Nii, lisan selle netost bruto juhatuse tasu siia. Nii, netost arvestatud summa, ühekordne, salvesta, jätan selle välja tühjaks tasumäära, lähen väljamakse peale. Võtan uus väljamakse. Tegelikult te iseenesest ei pea siia seda, te võite siia tüübiks jätta ka palga väljamakse, valin selle Tamm Maarika, salvesta ja näitan siia talle selle netost väljamakse nüüd siia. Tema saab siis 800 euri ja programm arvestab sellele 800 eurile automaatselt netost brutosumma. Ja brutosumma arvestamisel võetakse arvesse kõik eelnevad väljamaksed. Siinkohal mul tuleb meelde selline asi, et tihtilugu helistavad kliendid meile ja ütlevad, et ma arvutasin palgakalkulaatoriga töötasu välja, aga Meriti programm teeb selle valesti. Ei tee valesti. Meriti programm arvutab maksuarvestuse teeb üle teie kõikide väljamaksete. Et kui näiteks töötaja on alguses saanud septembrikuu töötasu ja nüüd te tahate talle veel lisaväljamakse teha ja lähete seda palgakalkulaatoriga arvutama, siis seal ei ole seda eelnevat väljamakset ja seetõttu ei ole ka maksuarvestus sarnane Meritile. Et ma võin öelda, et Meriti palgaprogramm on 99,99% väga õigesti arvestanud ikkagi need tasud ja maksud. Et võib olla erisusi, aga tõesti soovitan igal juhul kõik sisestada programmi ja teha siin. Kas on veel mingeid asju, mida ma võiksin näidata programmist? Mida küsitakse ja mida oleks vaja näidata? Üks asi veel, aruannetest, töökatkestuste aruanne, puhkuse kohustused. Tihtilugu on meie käest küsitud, et kuidas teha, et kas Meriti programm teeb puhkuse reservi kande, ei tee seda kannet teie raamatupidamisse, seal te peate korrigeerimise ikkagi ise tegema, et vastava kande. Küll aga saate aruande siit kätte. Nii, Jana, siin on üks küsimus. Kuidas teha parandus, kui näiteks palk on välja makstud, aga selgub, et oli ka töövõimetus, mis raamatupidajale ei jõudnud ja kulukuu on tagasiulatuvalt näiteks üle-eelmine kuu. See tähendab, et selgub, et septembris oli töövõimetus ning nüüd novembris peaksin töötajale vähem maksma.
selliste küsimustega on muidugi see, et kõige parem oleks, kui pöörduks meie klienditoe poole, aga kui ma nüüd kiiresti siis ära räägin, tegelikult on ju niimoodi, et kui töötajale, toome siin antud juhul siis näite, et me oleme novembris ja meil on siin küll ka oktoober avatud, aga oletame, et oktoobrikuus oli töötajal haigusleht, mida raamatupidaja ei teadnud ja ta on juba siin novembris. Et tuleks minna tagasiulatuvalt septembrikuusse, teha seal väljamakse ära kustutada, selle ühe töötaja väljamakse ära kustutada, lisada siis töökatkestustesse selle töötaja haigusleht ja seejärel teha uuesti väljamaksed. Nüüd erineb see väljamakse eelmisest väljamaksest, siis seal on vaja, kõigepealt tuleks, teil on muidugi panga väljavõte ka olemas, aga võiksite enne selle väljamaksu ära kustutamist üles kirjutada summa, mis te töötajale välja maksite. Ja kui te nüüd siis olete ära kustutanud selle, lisanud töökatkestuse septembrisse, teinud uue väljamakse selle kuupäevaga, millal ta siis tegelikult väljamakse tehti ja nüüd te näete, et tegelikult eelmine kuu ma maksin välja 120 €, aga kogu palga, kogu kuu ulatuses, aga nüüd läheb hoopis ka ainult 100 €, et ta on saanud 20 € enam töötasu, siis selle kohta tuleks teha eraldi. Üks võimalus on see, et te lisate uue tasuarvestuse, mille nimetuseks on siis enam makstud töötasu, lisate selle siia tasuliikidesse, enam makstud töötasu, näitate siis selle tasude arvestuslehel selle töötajale eraldi lisatasuna, teete väljamakse nüüd sinna selle sama kuupäevaga, mis siis tegelikult talle kõik see summa välja maksti. Te peate tegema Maksuametis DST paranduse, sest seal lähevad ka maksud teistmoodi selle töökatkestuse pärast ja ka raamatupidamiskanne tuleb Aktivas parandada. Aga see kõik ei ole tõesti nii lihtne, et kui teil on see üle-eelmise kuuga avastate selle, siis teil on ju maksud seotud raamatupidamises, nende töötasumaksudega, ehk et siis te peate need sealt lahti siduma, enne kui te saate parandada, et see ei ole nii lihtne teha, et sellistel puhkudel võib-olla on kõige parem, kui te siiski pöördute meie klienditoe poole ja me aitame teil selle ära teha. Et pigem, et see saaks korrektselt ja õigesti tehtud, me aitaksime klienditoes selle kõik korda teha, selle ühe töötajaga. Anname suuniseid siis juba individuaalselt sellele raamatupidajale, kellel milline olukord on tekkinud. Neid nüansse võib olla seal väga palju erinevaid. Nii, Jana, siin on üks küsimus. Palun rääkige rohkem pilveprogrammi üleminemisest. Võib ju juhtuda, et pilveprogrammi üleminemisel andmed ei ühti vana arvutipõhiste andmetega. Kui olen läinud üle pilvepõhisele, kas siis enam arvutipõhist ei saa kasutada? Siis, kui te ütlete, et teil andmed ei ole korrektsed, siis võiksite pöörduda ikkagi meie klienditukke, meie klienditoe poole ja me vaatame koos üle kaugtoe siis juba järgi, et mis teil seal on, et millised andmed puudu on, juhul kui need tõesti puudu on, aga ei peaks olema, sest varukoopiast taastamisega tulevad kõik varasemad andmed kaasa. Nii, aga ma arvan, et aeg ongi siin otsad kokku tõmmata. Aitäh sulle, Jana, väga põhjaliku ülevaate eest. Ma usun, et kõik meie osalejaid jäid ka rahule, sest neid on endiselt alles väga palju. Me paneme siis selle veebiseminari üles niipea, kui me jõuame selle kokku monteerida ja saadame selle kohta ka kõigile registreerinutele kirja. Et kui te pole kirja veel saanud, siis ilmselt ei ole see veel üleval, aga katsume seda selle nädala jooksul teha. Ja aitäh ka kindlasti Ekateriinale ja Dianale, kes vastasid siin kõigile küsimustele. Ja lisaks, kes veel ei kasuta Meripalka, siis kõigile esmaostjatele on Meripalk kuni detsembri lõpuni vaid 1 €.
Ehk siis, kui te näiteks nüüd novembris ostate, siis saate te 1,5 kuud kasutada seda 1 euro eest kuus. Nii et ma loodan, et see tänane veebiseminar andis teile julgust, et kui te veel ei osale, siis saate hakata osalema ja kui te juba kasutate, siis võib-olla avastasite enda jaoks mõne uue funktsiooni, mis kasutusele võtta. Nii, aga aitäh teile ja